Nii, alustame siis tänase loenguga. Mina olen Kaia-Liisa ja olen Sisemise tarkuse kooli Universus looja. Olen enesearengu koolitaja, kristalli reiki, kristalliteraapia õpetaja. Ja täna, miks ma tahtsin, esiteks meil on Sisemise tarkuse kooli lahtistuste päev erinevates linnades. Aga tegelikult see teema, mis ma täna tahtsin teiega jagada, on selles mõttes selline info, mis mul tuli hiljuti, jõudis minuni ja ma pean seda lihtsalt jagama võimalikult paljude inimestega. Kui te võib-olla siis teate minu tausta, et ma olen hariduselt ehitusinsener, eks ju, kes on töötanud 17 aastat turunduses ja viimased 12 aastat olen siis töötanud ainult ettevõtjana, selles mõttes, et selle sisemise tarkuse kooli ja tervenduse erinevate viiside õpetajana, et see on mu ainus töö viimased 12 aastat. Aga 2008, enne kui ma selle kooli lõin ja tulin oma nagu palgatöölt ära päevapealt, mul oli üks selline valgustumise kogemus, kus ma hakkasin nägema universumi energiaid, ma hakkasin nägema aurasid ja mulle anti informatsioon selle kohta, millises maailmas me üldse elame, millised on energiat, kuidas me oleme kõik omavahel seotud, kuidas kõik on nagu täiuslik üks organism, meil kõik omavahel, et inimesed, meie loomadega, meie taimedega, planeetide, galaktikate, kivide, kristallide, lindude, kalade, kõigega, mis eksisteerib, pluss veel kõigega, mida me ei tea veel olevat, vaid absoluutselt kõigega, kõikidest dimensioonidest, tasanditel, me oleme nagu üks tervikorganism, mis allub väga kindlatele seaduspärasustele, sõltumata sellest, kas me teame neid seaduspärasusi või mitte. Ja kui kas te olete Facebookis näinud ka neid minu live-videosid? Et seal on ju olemas ka nende universumi seaduste kohta, eks ju, praegu mul viimane vist oli 38. live vist, et annan seda informatsiooni niimoodi jupikaupa edasi, sest mul on see ajalugu, mis ma ütlesin, et ma olen nagu olnud ehitusinsener, töötanud sellena, ma olen isegi mõned ristmikud, näpi ristmik siin Rakvere lähedal on minu projekteeritud 90. alguses ja nii edasi. Et mul ongi, ma olen alles hiljuti aru saanud sellest, nii naljakas, et ma alles hiljuti sellest aru sain, mismoodi see, kes ma nagu olen oma olemuselt, ja see puudutab tegelikult kõiki inimesi, need, kes me oleme oma olemuselt ja see, millist elu me elame, kuhu me välja lõpuks jõuame, on kõik, mis me oleme varem kogenud, on teekond sinna, mis vormiks meist selle, kelleks me saame lõpuks. Ja see on see, et minu jaoks see asi tuli nagu nii, ma nagu teadsin küll, ma ju teadsin, miks ma selle kooli pidin looma ja nii edasi, aga lõpuks mulle jõudis see kohale, et just see sama asi, et minus on pool inseneri ja pool osa on sellest nagu seda inimest, kes näeb, tunneb, tajuks, ma olen kivide kristallidega lapsest saadik rääkinud. Vahepeal oli hästi suur paus, kus ma sellega ei tegelenud, aga see omadus või see selline tundja, nägija, see on minus olnud kogu aeg. Ja meis kõigis. Ma ei väida, et ainult minus, vaid absoluutselt kõigis. Ja minu ülesanne ongi tänasel päeval viia kokku need kaks poolt. Üks on selline reaalne maailm kahe jalaga maas. Mul on hästi oluline, et minu jaoks peavad asjad on loogilised. Ma pean suutma need enda jaoks ära seletada. Muidu ma ei saa neist aru ja muidu ma ei tegele üldse nendega. Ma viskan nagu enda peast välja, kui see asi pole minu jaoks loogiline. Ja teine on see, et ma olen võimeline rääkima tänasel päeval kõik nagu vaimse poole asjad läbi loogiliste seoste ja vastupidi. Kõik füüsilise maailma asjad energia vaatepunktist vaadatuna, ehk siis sellest lähtuvalt, mida me tegelikult ju ei näe. Ja selleks ma selle kooli lõingi, et minu ülesanne on, nagu ma nüüd alles olen aru saanud, võimalikult paljudele inimestele anda oma vägi tagasi. Ehk siis see koht, et meis kõigis on need samad asjad olemas, mis minus. Mina ei ole erand. Ma olen reegel. Täpselt nagu teiegi.
ja see on see ülesanne, mis mul on olnud kogu aeg, nüüd ma alles saan aru sellest, et ongi päriselt see ülesanne ja praegu on just see aeg, kui see inimeste väe tagasisaamine on nii kriitiline ja nii oluline. Sellepärast, et me ise teame, mis ajal me elame praegu ja minu ülesanne on siis aidata inimestel maksimaalselt avaneda, maksimaalselt laiendada oma teadvust, sest see on üks inimese elu ülesande, see baaselu ülesanne. Ma olen vist nendes loengutes puudutanud ka seda, ma ei mäleta, mul on nii palju infot tuleb kogu aeg sisse ja välja, et ma ei mäleta, kas ma olen selle info nagu juba välja andnud või ma ei ole veel välja andnud, või ta on mul sees olemas. Et see, et inimesel on baaselu, meil on kõigil hästi palju erinevaid eluülesandeid, selliseid pisikesi asju, mis ei ole nii väga pisikesed, aga ütleme väiksemateks hüppideks jaotatud. Aga meil on olemas ka baaselu ülesanne, milleks on esiteks laiendada oma teadvust, pidevalt nagu õppida mõistma kõike seda, mis meie ümber on, meie sees on ja nagu läbi selle meie teadvus avardub, vibratsioon tõuseb ja me saame järjest enam nagu teadlikuks sellest, kes me oleme ja see annab meile väe. Ja teine ülesanne nagu selles paaris, eluülesanded on just nagu paarina, üks on laiendada oma teadvust ja teine on pidevalt ennast ületada, pidev enese ületamine. See tähendab seda, ühest küljest tähendab see seda, et me ei tohiks mitte kunagi võrrelda ennast kellegi teisega. Me ei saa seda teha, see on juba kohe tuleb error sisse, sellepärast, et me pole mitte kunagi olnud kellegi teise nahas, kellegi teise olukorras 100%. Me oleme sarnastes olnud, aga kunagi mitte 100% samas. Järelikult me oleme võrreldamatud. Ja teine on see, et me saame võrrelda ainult iseendaga, enda nii-öelda minevikust. Milline ma olin näiteks 10 aastat tagasi, aasta tagasi, kuidas ma nägin maailma siis, kuidas ma näen täna. Ja me kõik oleme absoluutselt, me oleme muutunud igas mõttes. Ja see on see selline asi, mis annab meile väe, kui me neid asju mõistame. Ja mul on antud veel läbi selle valgustumise kogemuse, mulle anti, kuna ma hakkasin nagu lambist tõesti nägema aurasid ja energiaid, mul ei olnud seda omadust nagu avatud enne ja ma ei teinud selleks mitte midagi. Selles mõttes mulle anti lihtsalt pauh. Ja et mulle anti ka võime läbi selle, et ma hakkasin mõistma. Esimene asi, mis ma tegin, oli see, et ma hakkasin iseendast aru saama. Kes ma selline olen? Miks ma siia olen tulnud? Mis on minu nii-öelda head ja vead? Sest me elame duaalses maailmas, praegu vähemalt veel, kus me tajume asju läbi vastandite. Hea, halb, tume, hele ja nii edasi. Ja me ei saa, ja meis on olemas mõlemad pooled alati igas inimeses. Ja kui me võtame selle omaks, et meis on mõlemad pooled olemas, see tume pool ja valguse pool ja see on okei. See endasse nagu endaga rahu tegemine või enda täielik aktsepteerimine, kogu nomenklatuuriga, kõik, mis meil on enda sees, ükskõik millised me oleme, selle aktsepteerimine, see on üks kõige olulisemaid asju, sest sellest hakkavad asjad alles muutuma. Ja mõista seda, ma olen olnud nagu väga kuskil oma sellises nii-öelda lapsepõlves, ma olin väga madala enesehinnanguga ja arglik laps ja selles mõttes keegi ei kujuta ettegi, et ma kunagi võiksin arglik olla. Ma ise ka praegu mõtlen, et aga ma olin kinnine, arglik, ma ei julgenud ütleda ühtegi sõna, ma olin seltskonnas vait, ma lihtsalt kuulasin. Ma olin kõrva taha, aga sellest kuulamisest oli ka abi ju siis. Et see, kes ma olin kunagi ja see, kes ma olen täna, on täiesti kaks vastandi. Aga see olen ikkagi mina. Ja seda teekonda on vaja selleks, et võimalikult palju inimesi aidata. Sellepärast, et ma saan aidata näiteks, ma töötan tervendajana ka, ma saan aidata neid inimesi, kes on kõige paremini, kes on samades olukordades, kus mina olen läbi tulnud. Ja ma olen väga paljudest asjadest läbi tulnud. See on see, ja meil kõigil, täpselt meil kõigil, et mida rohkem meil on jamasid kaelas olnud või on,
seda võimsamad me tegelikult oleme, kui me nendest läbi tuleme. Seda võimsam, meie vägi, selle kaudu seda ei saa mitte keegi ära võtta. Ja võt see on see, et teise täielik mõistmine, mitte 100%, 99%, sest nagu ma ütlesin, me ei ole teise nahas olnud päriselt. Aga läbi selle mõistmise ja see ei ole ainult tänapäeval üldsegi mitte tervendajate rida, see on meie kõigi rida. Me saame sellega nii palju teha, sest üks baaselu ülesanne veel on inimesel, missioon. Missioonipaar õigemini. Esiteks, läbi iseenda tundmaõppimise hakata tegema neid valikuid, kus meie suudame olla kõige rohkem õnnelikud. Ja teine, eriti oluline asi, pannas need valikud tööle teiste hüvanguks. Ja võt see on see, kui me aktsepteerime ennast, näeme ennast ja paneme selle tööle teiste aitamiseks. Ükskõik, kas on sõbranna, kes mulle räägib, vahet ei ole, ma ei pea töötama tervendajana, üldsegi mitte. Et igapäevastes asjades läbi mõistmine on see, aga mõista saame siis, kui me oleme selle ise läbi kogenud. Või ise ennast võimalikult palju tundma õppinud. Ja võt sellest, see on see jälle väekoht, et mina hakkasin ka ise ennast tundma, nii kui ma hakkasin nagu nägema neid asju. Esimene asi oli see, et ma hakkasin uurima ennast, kes ma siis lõpuks olen, mis mul sees on, kus need tulevad, miks ma selline olen, miks ma reageerin niimoodi, miks ma iga kord, kui ma ütlen, et ma enam nii ei taha käituda, ma endiselt käitun niimoodi, miks see nii on, kust see tuleb, kuidas ma saan seda tervendada, kuidas ma saan seda ära lahustada. Siis ma avastasin veel, et mul on väga palju, mitte palju, aga mul on sees üks selline enesesabotaaži muster. Ma ei tea, miks ma seda räägin praegu, kellelgi on ilmselt vaja kuulda seda. Enesesabotaaži muster, kus kõik, mis ma enda tervendamiseks või enda aitamiseks teen, läheb esimese asjana luhta. Sellepärast, et miski minu sees on selle täielikult nagu, nullib selle ära. Ja ma hakkasin nagu ka seda tervendama ja seda otsima ja nii edasi. Et see oli see selline koht, mis meil kõigil tegelikult tänasel päeval, kui pole veel tegelenud, peaks ees seisma. Selles mõttes, et see on see koht, mis meile väge toob ja läbi selle, kui me õpime ennast tundma, siis tuleb meile võime näha asju läbi, näha asjade taha, näha ka inimeste fassaadi taha, sest meil kõigil, meie ühiskonnas me oleme harjunud nägema, ma ei tea, kas või Facebook. Mis sinna postitatakse? Selfie, kõik on hästi, kõik on tore, kõik on nii hästi. Aga see on fassaad, tore on ka, aga ei räägita sellest, mis ei ole tore. Seda ei postita mitte keegi, sellest ei räägi mitte keegi. Ja selles tulebki meie asja või ühiskonna selline huvitav fenomen, et me võrdleme ja saame võrrelda teise inimese välist oma sisemaailmaga ja tunneme ennast väga halvasti selle juures. Sest teistel on kogu aeg nii hästi, aga meie teame, kuidas me ise tunneme ennast sees vahest. Ei ole iga päev tore, iga päev ei ole hea, sellepärast et maailm, universumiks ju käib üles-alla, kogus need energiat käivad üles-alla, see on loomulik protsess ja ongi seda vastaspoolt ka, sest me ei saa muidu aru, kui tore on. Kui meil hea on ja kui meil kogu aeg oleks hea, siis me ei saaks kunagi sellest aru, me ei mõistaks seda, sest meil on antud selline mõistmisvõime just läbi vastandi. Ja võt see on nüüd see, ütleme, mis meil kõigil ees seisab, aga see, miks ma täna kutsusin teid kokku siia ja teistesse linnadesse ka, on see, et see informatsioon, mis on tulnud mulle nüüd hiljuti, on see, et kõik see, mis maailmas praegu toimub, see hullus sisuliselt, see tegelikult 8. september 2020 on see päev, kus algab meie uus elu. Täpselt mõtlema. Jah, niimoodi on informatsioon tulnud. 8. september energeetilisel tasandil selleks ajaks on nii-öelda valguse pool võitnud. Füüsilisel tasandil läheb alles siis andmiseks.
sellepärast, et need tumedamad jõud, kes seda asja siin ruulivad ja organiseerivad, nemad annavad nagu üritavad anda veel viimast põntsu. Aga see ei ole nagu, see ei lähe läbi. Ja oluline on nüüd see, et ehk siis me sisuliselt oleme täiesti uue aja loomise hetkes, me oleme nagu liivakella selles kõige peenemas kohas, kus tuleb läbi minna, see on nagu sünnituskanal, kus on raske, sealt on raske, aga pärast seda on vabanemine. Ja see lihtsalt teadmine, et see seisab ees, aga lootus on. See tuleb lihtsalt läbi teha ja siis on kõik selleks, nagu selle vana eluga. Sellepärast, et ja mis me saame ise teha, vot see on kõige tähtsam asi selle juures, et mis me saame ise teha, on see, et füüsiliselt see, mis hakkab nagu, mis on siiamaani toimunud füüsilisel tasandil ja see igasugused piirangud ja muud asjad ja mis meedias toimub ja need materdamised ja kõik see on ju kolmanda dimensiooni tasand. Aga see, et kolmas dimensioon on madalama vibratsiooniga, me oleme elanud kogu aeg selles dimensioonis, aga praegu me tegelikult liigume, osad inimesed elavad juba selles 4. või 5. dimensioonis. Ja seal on suur vahe, sellepärast, et kui me suudame ennast oma teadvuse viia siia 5. dimensiooni, siis isegi kui all toimub, nagu madalamates dimensioonides toimub see materdamine, siis see meid nagu ei puuduta. See on nagu mingisugune, saad aru küll, et jaa, toimub, loed midagi, aga sind absoluutselt ei huvita see. Et see on see, mis on võimalikult palju inimesi peaks aitama sinna jõuda, iseennast kõigepealt ja siis teisi ka. Sest praegu on, mida me saame siis teha? Esimene asi on oma vibratsiooni tõstmine. Ja teine on see, et ehk siis see vibratsiooni tõstmine tähendab seda, et meie suhtumine peaks muutuma 5. dimensiooni suhtumiseks igasugustele asjadele. Tähtis on see, et me suhtuksime kõigisse, absoluutselt kõigisse, sõbralikult, heatahtlikult, mõistvalt, lubades, sest selles 5. dimensioonis ruulib armastuse energia. Ja armastuse energia lubab absoluutselt kõigel olla. Ja siis mõista seda, et see, kes või mis selle universumi on loonud, selle täiusliku süsteemi, kus kõik on seotud läbi erinevate dimensioonide, kõik, mis eksisteerib, on loodud. Ka tumedad jõud on loodud selle sama energia poolt. Seal on alati teatud põhjused. Ja esimene, ainus põhjus, mis praegu, miks see kogu jama toimub, nagu väga suures plaanis, on see, et inimkond on vaja üles äratada. Me oleme tuhandeid aastaid liikunud väga-väga toreda ja mugava elu poole ja me oleme täiesti kaotanud ära nagu ühenduse iseendaga, ühenduse loodusega ja kõigega sellega meid on vaja niimoodi selliste asjadega ära nagu raputada. Ja see, mis toimub, kui praegu palju inimesi maailmas ärkab, hakkavad mõistma, hakkavad läbi nägema kogu seda jama, mis siin meie ümber on, siis see on olnud vajalik selleks, et neid inimesi oleks võimalikult palju, sest siis on võimalik koos üle minna sellele teisele dimensioonile. Ja see tähendab seda, et mitte hukka mõista, mitte anda hinnanguid. Kõik kas see asi meile meeldib või mitte püüda, mitte hukka mõista. Ja see on nüüd selline see tegemine, mis me ise saame teha. Kõik okei, netis on, ma ei tea, praegu materdatakse seelikuga mehi ja presidenti ja ükskõik, ma ei tähenda seda, et ma olen selle kõige poolt, aga ma püüan mitte anda hinnanguid. Ma luban inimestel olla, sest mul on õigus oma arvamusele, täpselt samamoodi kõigil inimestel on õigus oma arvamusele. Aga see ei tähenda seda, et ma pean seda nagu heaks kiitma. Ma lihtsalt luban, nagu see on selline tegemine. Ja mõistvalt suhtuda ka nendesse, kes täna keelduvad nii-öelda ärkamast ja keelduvad asjadest aru saamast. Mis sa vägisi neid kangutada, mitte kuidagi ei saa. Ja osad inimesed jäävadki, nad ei saa mitte kunagi aru ja midagi pole teha. Neil on täielik õigus seda teha, see on nende valik. See on nende hinge valik olnud ja seda on pagana raske, eriti kui sellised inimesed on preelik. Sinna midagi pole teha, aga see ei tähenda seda, et me peaksime neist kuidagi lahku minema või neid hülgama. Ei, lubad, sest kogu see konflikt on tegelikult meie kahe kõrva vahel, mitte kuskil mujal. Kui mina sellega ei lepi, siis on minul probleem, mitte teises inimeses selle probleem. See on
see on see, sest igal ühel on oma tee ja oma protsess. Ja teine asi, mis me saame siis või mis oleks vaja praegu teha, jagada võimalikult palju informatsiooni. Kõige selle kohta, mis toimub, kui teie mõistate nagu need asjad, kuidas teie ise läbi näete seda kogu süsteemi, seda infot jagada võimalikult paljude inimestega ja lasta tulemused lahti, mitte tegeleda sellega rohkem edasi. Sest me ei tohiks ei viiruse, ei kõige 5G, mis iganes need teemad on, mis praegu üles kerked, ma räägin sellega veel lahti, miks see nii täpselt on. Me peaksime seda infot jagama, aga mitte tegelema sellega iga päev, sest me toidame muidu neid energiaid. Me peaksime jagama infot, lahti laskma ja liikuma ise sealt nii-öelda kõrgema. See on see, mis me peaksime tegema ja saaksime teha. Sest inimesed, kes selle vastu võtavad, see oleme meie omalt poolt teinud selle. Meie oleme andnud omalt poolt, see on meie ülesanne olnud. Me vastutame selle eest, et seda anda võimalikult paljudele inimestele. Tulemused ei ole meie vastutada. Teiste inimeste suhtumised ei ole meie vastutada. Mis inimesed sellega teevad, ei ole meie vastutada. See on nagu see oluline. Ja ongi praegu niimoodi, et 3. dimensiooni teadvus on siis see, kus kõik võitlevad vastu. Kõik võitlevad, kõik umbes, et sinule meeldib 5G, sinule ei meeldi, järelikult on konflikt ja vastaseis ja sina oled loll ja sina ei ole loll ja nii edasi, et see on 3. dimensiooni selline teadvustasand. Sealt me peaksime kohe edasi liikuma. 4. dimensioonis eksisteerib selline nagu küsimuste esitamine. Miks see nii on, kus see tuleb? Otsid oma sees olevatele küsimustele vastuseid. Lihtsalt, et mõista. See on 4. dimensiooni tasand. Ja 5. dimensioon on siis see puhta armastuse tasand, kus on täielik lubamine kõigel olla ja keskendud siis iseenda vibratsiooni hoidmisele ja tõstmisele, sest vastasel juhul ei ole meid, kes teisi aitab. See peame seda. Kui me hoiame iseennast 5. dimensioonis, siis ükskõik, mis tuleb väljaspoolt, nagu ütlesin, see meid ei puuduta. Ja ehk siis relvaks on tänapäeval tõde, oma tõe nii-öelda jagamine. Kas teisel inimesel sama tõde on, seda me ei tea. Väga võimalik, et osadel ei ole, osadel on. Osadel on veel natuke teistmoodi ja see on okei ja selle lubamine kõigile. Et tõde, kaastunne ja selline armastus, tingimusteta armastus on see ja andestamine ka on need asjad, mis meid siis praegusel ajal kõige rohkem aitavad ja kõige suurema tõenäosusega liigutab selle kogu meie inimkonna nii-öelda sellele kõrgemale 5. dimensiooni tasandile. Ja selleks, et siis seda oma vibratsiooni tõsta, selleks on palju erinevaid mooduseid, aga kuna mina tegelen kristallidega, siis ma räägin nendest, näitan neid kristalle ka. Et hästi tugev, mul on osad neid skaalas ka endal. Esimene vibratsiooni tõstja on seleniit. Seleniit, siis on celestiit, meelesinine. Kõik on hästi kõrge vibratsiooniga, neid peaks endal kaasas kandma ja kodus ka omama. Siis on apofülliit. Apofülliit on siin huvitav, ta on mul praegu ainult siin ripatsi kujul. Sellise, et ta kasvab niimoodi. Looduses sellise tipuna ja ta ei ole üldse ta võib sarnaneda mõne jaoks mäekristallile, aga ta ei ole üldse täiesti keemiline koostus, täitsa teine. Ta on läigega teine ja esiteks mäekristallil on alati 6 külge, kui ta kasvab, mäekristallil on 6 külge ja 6 küljest koosneb. Apofülliidil on alati 4 külge, 4 küljest koosneb ülevalt nagu püramiid. Ja tihtipeale ta kasvabki niimoodi, et tal seda tippu ei ole. Et väga harva, kui tal on terav tipp, nagu mäekristallil on alati terav tipp. Aga sellel on tihtipeale niimoodi nagu ära lõigatud. Ja tema on selline puhas valguse ja armastuse kanal, öeldakse reiki kristall. Tal on see reiki, see jumalik energia kanal. Siis on veel valge opaal, mis mul ka kaelas on, mul on seleniit ja valge opaal kaelas. Ja siis on Botswana haat, mulle hästi taba meeldib, kõrge vibratsiooniga ja need 3 kristalli, kus juures veel on hästi head kõrge vibratsiooni hoidjad ja nad annavad läbi sellega, kui sul on kõrge vibratsioon, nad annavad ka hästi hea kaitse.
et need on siit katsuja tunne. Siis järgmine asi, mis on oluline, esimene oli, eks ju, vibratsiooni tõstmine. Teine on maandus. See on Botswanaha, see on Celesti. Järgmine on maandatud olemine. Minul on ka siin üks maanduskristall. Maandamine on see, et olenemata sellest, et meil on kõrge vibratsioon, me peame praegu siin nagu selles oma füüsilises kehas suutma toimetada oma inimeseks olemise asju. Kui meil on liiga kõrge vibratsioon, siis osadel võib katus ära sõita. Selles mõttes, et liiga kõrge vibratsioon ja ei suuda nagu tekib selline hõljumise tunne. Et sellepärast see maandus on ülihea, ülioluline ja kõige olulisem kristall siin maandamiseks. Ja ütleme, maandus ja tasakaal on see, mis praegu on, et me suudaksime jääda oma keskmesse. Selleks me peame olema kahe jalaga maa peal, ühendus oma kõrgemate dimensioonidega ja samas olema ise hästi tasakaalus. Tähendab seda, et ma pean teadma, kes ma olen kindel selles, kes ma olen oma tões kindel, ma tean, mida ma tunnen ja ma julgen seda väljendada, mida ma tunnen. See on granaat tohutult hea selleks, selline täielik tasakaalustaja kristall, ta ühtlasi ka maandab. Teine on selline kõrgema vibratsiooniga maanduskristall on hüpersteen, tal on selline huvitav, ta tundub nagu must, aga kui vaadata lähedalt, siis tal on selline lillakas läige, hästi tore kristall on ta iseenesest. Ja siis üks uus kristall, mis on, ta ei ole väga ka ammu maailmas siin olnud, septaaria, aga ta on tohutult minu jaoks hästi mõnus, sellepärast, et tal on selline planeedi maa, see Gaia, selle planeedi hing, tema energia ja ta nagu väga õrnalt ja leebelt annab sulle selle toe ja selle pidepunkti, kus olla. Et see mulle hästi meeldib. Ja siis maanduseks on veel hästi hea suitskvarts, mis on kvartsiline ja siis uus kristall kasused uus bronsiit. Et need on sellised ka väga head maandajad. Uued nimed tulevad tegelikult umbes üks kristall nädalas tuleb uusi. Sellepärast, et inimkond, kuna me liigume uuele tasandile, siis uued ja kõrgema vibratsiooniga kristallid tulevad meile nähtavaks ja meid aitama, sest kristallid on teadvusega olendid ju, kes on meiega ka füüsilise kehaga hästi seotud ja hingetasandil ka hästi seotud, sest me oleme füüsiliselt, meie inimestena oleme füüsiliselt ju kristallid. Meil on koosneme kristallilistest ainetest vesi 75%, soolad, mis on ka kristallid, mineraalid. Kõik on kristallid, sisuliselt füüsiline keha on nende leevitabel koosneb ja kristallid saab samamoodi. Aga kuna kristallid on omaette nagu organismid ja neil on oma teadvus, jah, nad ei ole silmi, suud ja aju, eks ju, sellisel kujul, aga neil on teadvus. Ja nemad oma teadvusega on meiega nii seotud ja aitavad meid kogu aeg ja nad tulevad nagu järjest, kui inimkond jälle valmis on, jälle uued tulevad selleks, et aidata ja tõsta meid kõrgemale. Et see on nagu see nende missioon siin planeedil koos meiega edasi liikuda, aidata ja kristallidel on praegu see ülesanne aidata inimesi uuele dimensioonile edasi minna. Ja meil on rääkimata sellest, et meie sees on veel üks on füüsilisel tasandil kristallid, eks ju, meie sees. Aga siis on veel hingekristall ka, mis on see eelmine aasta, mis ma pidasin loengu siin hingekristallist. See on see meie hinge olemus ja see on see kristall, mis kunagi ei muutu meie sees. Kehastusest kehasse see on kogu aeg. See on nagu ütleme nii, et see jumalik teadvus, kes on selle kõige loonud, meie, iga inimene, iga olend on pisike osa sellest. Ja meie sees on, kuna me oleme iga inimene, nagu ma ütlesin, me oleme ainulaadsed. Me oleme küll kohati väga sarnased tundub olevat. Meil on samad hirmud ja samad asjad ikka tulevad siia ja sinna. Aga ometi me oleme unikaalsed ja meil igal ühel on unikaalne hingekristall. Ja see on meie väekeskus ja seda õppida kasutama ja läbi selle ma teen erinevaid kursusi ju koos selle hingekristalliga ka.
mul on praegu internetis hästi palju uusi kursusi, mis on just interneti kursusena, et kõiki neid asju, millest ma täna räägin, et need on erinevad asjad, millega nagu saab tegeleda, et lõpuks saada nagu selleks tervikuks kokku. Ja maandus oli siis see üks teema, aga viimane oluline asi, mis siin on kaitsekristallid. Sest nagu ma ütlesin, universumis on tumedad jõud ja valgusjõud. Ja need on alati eksisteerivad ka edaspidi, aga praegusel ajal on oluline, et see valguse jõud saaks võidule. Ta on juba tegelikult energeetsel tasandil on see tehtud, see on otsustatud, see on tagasiteed ei ole, tagasiteed lihtsalt ei ole. Kuidas ta hakkab nagu füüsiliselt välja kooruma ja kui pika aja jooksul, seda mina ei tea, aga vähemalt paar kuud läheb siin aega enne kui see agoonia, võitlemise agoonia siin kestab. Aga need kaitsekristallid, meil on vaja kaitsta ennast madalama sageduslike energiate eest, pluss meil on vaja kaitsta ennast elektromagnetkiirguse eest, 5G. Ma kohe hakkan sellel teemal ka rääkima. Ja nüüd kõige parem kaitsekristall on mustturmaliin. See kaitseb elektromagnetkiirguse eest ka ja nüüd selle sama 3 kristalliga seleniit, valge opaal, botswana haat ja siis see mustturmaliin juurde, see on nüüd üks parimaid kaitseid, mis me saame omada erinevate negatiivsete energiate eest, negatiivsete inimeste eest ja elektromagnetkiirguse eest. Et see on hästi hea. Ja siis šungiit. Šungiit on ka väga hea kaitse elektromagnetkiirguse eest. Šungiidiga peaks tegema endale vett, šungiidi vett jooma, sellepärast, et šungiit on selline huvitav kristall, et tema kõik, mille taga kokku puutub, taga nagu loob harmoonia sinna sisse ja vesi ka, ette on siis vaja panna lihvitud kristall kindlasti, mitte toorkristall ja mitte pulbrid. Ja tiigrisilm on üks selliseid häid kaitsekristalle. Ja siis on mul siin mõned kristallid veel. Mul on kusjuures kaelas täitsa täna need 2 kristalli. Üks on rodoniit ja teine on manganokaltsiit. Ja need on sellised kristallid, mis on ka üks teema, mis ma täna juba puudutasin. Endaks saamine, enda väärtuse mõistmine, enda aktsepteerimine. Need on need 2 kristalli, mis selleks nagu kaasa aitavad tohutult. Ma siiamaani, kui ma tagasi mõtlen, siis siiamaani mulle tundub täitsa nagu uskumatu, kuidas on võimalik sellest kohast, kus mina kunagi alustasin lapsena, jõuda sinnamaani, kus ma täna olen. Ja see on märk sellest, millise vägi meil inimestel ka tegelikult sees on. Mul on võimelised, kui nagu meil tuleb taha see jõud, mul on võimeline, ma ei tea, kaamelina nõela silmast läbi minema, lupsti. Ja see on meie absoluutselt kõigi võime ja vägi. Ja see tuleb siis need 3 asja, kõrge vibratsioon meil, maandus, kaitse, juua vähemalt 30 milliliitrit oma kilogrammi kohta vett päevas. Lisaks muudele asjadele vett, puhast vett. Mina panen sinna sisse näpuotsatäis Himaalaja soola ja näpuotsatäis soodat 1 liitri vee kohta. Või siis, kes soodat ei taha sidrunimahla, aga mulle see soola ja soodaveesi maitseb täitsa, sest see sool neutraliseerib selle mageda sooda maitse ilusasti ära. Seda juua ja viimane on loomulikult see toit, puhas toit, ise kasvatatud, kui endal ei ole kasvatada, nagu mul on männimetsas elan, kui naabrimaali annab mulle tomateid ja kurke või piltlikult, mul ei ole naabrimaalid, mul on naabrid ka kõik männimetsas, aga põhimõtteliselt, kui mul on keegi, kes või kuskilt ma saan mingi, siis neid süüa ja ise metsast korjata ja nii edasi, et see on see, mis me ise saame nagu ära teha, kui ümberringi on hullumaja. Aga nüüd räägime sellest hullumajast ka. Võt see teema, millest me enne rääkisime, et kuidas me saame oma vibratsiooni veel tõsta ja hoida, on see, et oleme endast teadlikud.
ja ma olen mõistnud seda, et see, et 12 aastat tagasi mulle sisuliselt anti ülesanne seda luua sisemise tarkuse kool. Ma olen 12 aastat õpetanud neid samu teemasid ja nüüd ma saan aru, mille jaoks seda päriselt nagu vaja oli. Sest kui te lähete sellele minu lehele www.kaialisa.com, seal on ülalmenüüs selline koht nagu kool. Kooli all on õppekava ja ma tutvustan natukene seda õppekava, millest see koosneb. Et see koosneb, see on 4 erinevat kursust, aga esimesed 2 kursust on nii-öelda baaskursused. See on just selleks, et mõista maailma iseennast ja saada tagasi see oma vägi. Ja esimene kursus ongi, mis hakkab nüüd sügisel 26. september, lõpeb ta detsembris ja seal on siis laupäev, pühapäev, nädalavahetuseti, mitte iga nädalavahetus, aga paari nädalavahetuse tagant. Mõnikord on 1 nädalavahetus vahet, mõnikord on 2, on siis 2 päeva, laupäev, pühapäev loengud. Iga see teema, mis ma ütlen, on 3 tunni pikkune, nii loengu kui praktika vormis. Ja esimene teema ongi, hakkab see nagu pihta sellisest üldisest plaanist, see on see info, mida mina olen saanud ja mis on minule tulnud ja selle ma siis jagan laiali ja siin on teisi õpetajaid ka. Et esimene teema on universumi energeetiline ülesehitus. Et millises universumis me siis elame, miks see kõik on selline nagu on, millised on need erinevad dimensioonid, mis on nende ülesanne, kõik see kogu see süsteem nagu koos. Järgmine on eluvibratsioon ja seda mõjutavad protsessid. Mis asi on üldse eluvibratsioon? Miks, kuidas me seda kasutame, kuidas see meid üldse meie elus toimib, mis asi seda mõjutab, mis asi seda tõstab, mis asi seda langetab ja nii edasi. Siis järgmine teema on juba inimese tšakrate aurade süsteem. Me ei räägi 7 tšakra süsteemist, see on see väga vananenud. Räägime 10 tšakra süsteemist ja sellest, mis praegusel ajal hakkab veel nagu toimuma, muutuma. Milline on inimese aura, kui suur ta on, millisel viisil ta nagu, kuidas see aura muutub, millest see sõltub ja nii edasi. Teisel kursul õpime seda aurat juba, aura suurust määrama ka juba ja tšakrate tööd nagu diagnoosima ja nii edasi vaatame. Siis järgmine teema on inimeksistentsi eesmärk ja elu väljakutsed. Et miks me inimestena üldse kehastume siia, mis on meie suurim plaan, mis on iga inimese konkreetne elu väljakutse, nii nagu mina ütlesin, et minul on üks asi. Meil on tavaliselt mingi vähemalt 5-6 erinevat ülesannet korraga, sellist lisaks selle baasülesandele. Aga tavaliselt minul oli see, et oma väärtuse tundma õppimine, ehk siis see, kus ma tulin täiesti madala enesehinnanguga, 0 enesehinnangut, arg, tulla välja sinnamaani, kus ma täna olen, ma ei tea, mis edasi saab, kuhu see välja jõuab ja kas ta üldse kuskile jõuab. See, et ma tunnen, et see teema on 99% lõpetatud. Järgmine teema, mis minul näiteks on ja mida väga paljude inimeste praegu on oma väe tundma õppimine. See on hästi paljudel, aga mitte kõigil. Mõnel on näiteks õppida aktsepteerimist, teiste inimeste aktsepteerimist ja nii edasi. Ja siis üks täitsa eraldi loeng on universumi seadused, eks ju see 3-tunnine selline loeng. Siis on järgmine edasi on juba füüsilise keha energeetika, ehk siis bioenergeetika, kehameridiaanid ja refleksoloogia, nagu põhialused, et see on see, mismoodi meil kehas need energiat liiguvad, mida need mõjutavad, mida üks või teine meridiaan teeb ja nii edasi, et kuidas millise meridiaani plokk kuskil kohas mõjutab millist organit ja miks ja nii edasi. Siis edasi läheb sellised teemad, mis mulle hästi endale viimasel ajal meeldivad. Karma ja elu eesmärgid, see on ka karma mustrites, ehk siis karmast tulenevalt nii suguvõsa karma kui ka mineviku elude loodud karmad, kuidas ta mõjutab ja kuidas ta on seotud ka elu eesmärgid. See on kõik üks tervik. Me lihtsalt läheneme mingite teemadega, lõpuks võtame selle kõik kokku, et saame sellest nagu pilti. Siis järgmine on ego ja egopõhine maailm. Mis tüüp see ego üldse on, miks ta meil on,
mida ta aitab või mida ta neil takistab ja nii edasi. Siis järgmine teema on minu jälle üks lemmikuid, suhete teema, mehe-naise energiat. Et mõista seda, et selleks on mul eraldi kursus ka olemas, harmoonilise suhte loomine, aga sellel kursusel siin või selles on eraldi toodud nagu mehe-naise energiat selles mõttes, et miks meil ei räägita lapsepõlvest alates, et mehed ja naised on energeetiliselt ja toimimismehhanismidelt erinevad. Täiesti erinevalt mõistame maailma. Mees ütleb ühte, naine kuuleb teist. Ja mitte sellepärast, et naine on loll või sellepärast, et naine on naine. Naised vajavad ühte asja, mehed vajavad teist asja. Ja kui me ei tea neid asju, siis suhtesse on error või see viga ja konflikt sisse programmeeritud. Me peaksime teadma ja kui mõlemad pooled teavad, siis on võimalik täiesti harmooniline elu ja on võimalik isegi siis, kui ainult üks pool teab. Lihtsalt, et me peame teadlikud olema naisena, et mehed vajavad tsükliliselt üksi olemist. Nad tuleb rahule jätta. Ja kui rahule ei jäta, siis mees läheb närviliseks. Ja nii edasi, selliseid lihtsaid asju. Või näiteks seda, et naised peavad saama rääkida. Naised peavad saama rääkida välja. Selleks, et nagu, kui mees ei kuula, siis kas või sõbrannale. Sest naised vajavad selleks, et asju mõista, vajavad seda välja rääkimist. Ja naised ei tohi vahele saada. Need on sellised pisi asjad, mida kui mehed teaksid vähegi, palju konflikte oleks ära. Jääks ära ja oleks asi lihtsam. Ja siis ongi järgmine teema, järgmine 3 tundi on juba suhete energeetiline tants. Siis me räägime juba konkreetselt, et kuidas need asjad siis toimivad. Esimene pool see mehe ja naise energiat, me räägime nendest lihtsalt erinevustest. Naised on sellised, mehed on sellised, võta või jäta. Tark oleks nagu endale 2 kõrva vahele see taguda lihtsalt ja anda oma järgmistele põlvedele see info edasi. See on kõige tähtsam, et nemad saaksid natukene paremad suhted, kui meie oleme katse-eksituse meetodiga terved ja oma elud ja põlvkonnad seda nagu teinud. Siis järgmine on ruumide ja esemete energiat ja nende diagnoosimine. Siis on eraldi selgelt nägemise arendamine. See on hästi vahva meil praktiline selline 3 tundi, kus me teeme erinevad praktikaid. Alates näiteks sellest, et laual on 2 klaasi veega. Üks on programmeeritud vesi, teine on programmeerimata. Ülesanne on leida üles, kumb klaas on programmeeritud ja milline lause sinna sisse loetud. Kõik saavad hakkama, uskuge mind. Järgmine näiteks üks teema on selline või üks katse, mis me teeme, on veel see, et paaris töö on ja kui ma olen inimesega paaris, siis me vahetame temaga esemed. Mingi ese, mis me oleme kandnud, kas siis mingi, ma ei tea, villane sall või kõrvarõngad kristallist või villased asjad, kristallehted või villased asjad, need võtavad infot hästi sisse. Ja vahetame need ära ja siis mina hakkan, mitte korraga, aga mina hakkan lugema, mis temal selle eseme sisse on salvestatud. Mis tunded, mis mälestused ja kõik nii ja siis teeb tema seda sama. Hästi huvitavad asjad, et pole õrna aimugi, et kõik saavad sellega hakkama. Teete kõiki asju esimest korda, et te saate sellega hakkama. See on võimalik kogemus ja siis te saate aru, mis tüübid te tegelikult olete või kes me oleme inimestena, mis võimed on. Sest hakkavad avalduma kogu selle nüüd, see uus ajastu, mis tuleb, hakkavad avalduma tõelised nagu informatsioon hakkab tulema ilmsiks. Nüüd kogu selle asja, see, mis ma enne ütlesin, kõik need asjad on teada juba ammu ja need tulevad nüüd avalikult nähtavaks inimestele. Ja selles praegu internetis on võimalik neid kätte saada, aga siis nad tulevad täitsa avalikult välja, mis kõik ja mis hullud asjad siin veel taga on, millest ma veel ei räägi. Et kogu selle asja taga, aga siis hakkavad avalduma ka need asjad, ma ütlesin tehisintellekt, aga jõuavad inimestele kohale see info või see vägi, mis inimestes tegelikult on, et tõeline jumalik tehnoloogia, me oleme jumaliku tehnoloogia väljendus. Meis on olemas kõige parem ja kõige täiuslikum tehnoloogia tegelikult inimese kehas. Esiteks, keha võime iseennast tervendada. Keha võime taas luua ennast rakke täielikult nullist. Ükski intellekt või ükski masin sellist asja ei tee.
inimese tõeline tehnoloogia on inimese võime energiat saata ja vastu võtta. Teeme seda kogu aeg, pidevalt saadame välja, võtame vastu täiuslikult. Meis on olemas intuitsioon. Me oleme võimelised telepaatilisel teel suhtlema. Ja nii edasi, me kõik on nagu see loomulik, looduslik vägi, mis on olemas, rääkimata sellest, et meil on tegelikult olemas läbi, mida Tesla kunagi eelmise sajandi alguses lõi ja avastas, et elektrienergia, vaba energia on saadaval, tohutud ressursid. Seda ei läinud läbi, sest seda ei saa maksustada. See on olemas, see kõik on olemas ja see tuleb nagu nähtavaks ja kättesaadavaks kõigile. Vot millises, ja meie oleme inimestena selle kõige tunnistajateks. Ja meid on selles mõttes meid on välja valitud, et tuhanded põlvkonnad enne meid, kui palju inimesi, miljon inimest on pidanud omavahel nii-öelda lapsi saama selleks, et praegusel hetkel meie oleksime, meie sündisime selleks, et seda teostada, seda plaani, mis inimkonnal on. Kuhu mul tõuseb külmavärin praegu peal, et see on võimas. Meil on au selle tunnistajateks olla, seda läbi teha kõike. Aga samas meil on see vastutus ka oma enda elu ees. Et see oli siis see selgelt nägemise teooria praktikast, sealt läks teema kõrvale. Et järgmised viimased 3 teemat, mis sellel kursusel siis on mõtete ja sõnade vägi ja uue aja numeroloogia. See on siis see, et iga mõte, iga tunne, iga sõna, number, täht on energia. Ja kui me väljendame seda kõnes või kirjas ja nimena näiteks, siis me tegelikult, see on loomise vahend ja meie nimi tegelikult sisaldab meie enda elu ülesanne. Ja see on võimas teada saada, mis teie nime taga see elu ülesanne on ja kuidas te vaatate, et kuidas te täpselt seda sama teed juba käite. Sest meie vanemad on alateadlikult selle nime alla laadinud selleks, et anda meile see vägi ka energeetiliselt taha. Üks on see, et ülesanne küll, aga iga kord, kui ma ütlen oma nime, ma tegelikult annan universumil teada, kes ma olen ja mis mu ülesanne on. Iga kord, mina olen see ja see, universum saab jälle signaali. Tema väljendab oma vägemüüt. Ükskõik, kas me kirjutame PIN-koodi panga selle, teeme makset, teeme PIN-koodi on allkiri, digiallkirja nii-öelda kinnitus. Iga kord, kui me selle lööme täpselt samamoodi, universum saab informatsioon. Võimas, tegelikult võimas. Ja sellel kursusel siis me teeme veel igaüks teeb endale oma nime mantra. See on tõsiselt võimas asi. Nime mantra on selline asi, kus te oma nimest, see on protsess, kus meile antakse teada nime taga olevat sellist, ongi mantrad, mis väljendab seda, kelleks te tahate saada või kelleks te olete kunagi enne kehastumist taadelnud saada siin elu jooksul. Mina võin öelda, mina 2009 kirjutasin endale, praegu mul on natuke teistsugune, mitte väga palju, aga natuke teistsugune, aga ma kirjutasin oma nime kohta sellise mantra, alati see hakkab nagu ma olen. Mina olen ja siis oma nimi ja sellest nime taha tuleb. See on eesnime järgi siis, jah? Ainult eesnime, ei, perekonnanime. Tervenimi, just. Ma olen kaitstud inglite poolt alatiseks ja liigun saladuste avastusretkel rikkana enda ja inimeste unistuste täitjana. See oli see, mis minul tuli nagu oma nimele vastavalt. Iga nimes olev täht väljendab ühte sõna, mis algab selle sama tähega. Ja see lihtsalt tuli. Ja seda me teeme läbi, see on teatud protsess, kus me selle igal ühel avaldub see täpselt samamoodi. Ja elu jooksul see mantra võib muutuda natukene ja minul on ka praegu natukene muutunud. Siis järgmine teema, eelviimane teema on eluenergia allikad, vee ja soola sõnumid ja väega toit. Siis seal me räägime nagu sellest, mis ülesanne on veel füüsilisel tasandil meie kehas, soolal füüsilisel tasandil ja ka energeetilistel tasanditel ja toit samamoodi, et mis rolli mängib toit ja milline toit nagu mida teeb ja nii edasi.
siis ja viimane teema on jälle minule hästi südamelähedane, ruunid, kosmilised energiad ja elutekkeprotsessid. Mina olen ruunidega kokku puutunud peaaegu lapsest saadik. Minule tulid kõigepealt keldiruunid, mitte Norra ruunid, mitte see, nagu meil Norra on need viikingite ruunid, keldiruunid, siis ma olen eelmistes eludes olnud seal Iirimaal ja Šotimaal hästi palju nagu kehastunud ja ma olen ka korra tuleriidal olnud ühe nõiana ära põletatud. Ja sellepärast tulid mulle tõenäoliselt need keldiruunid ja see, mis asi on tegelikult ruun. Inimesed arvavad, et ruunid on vana kirjapilt, ta on ühtlasi kirjapilt ka, aga ruun on tegelikult energiaimpulss, mis eelneb mingile protsessile universumis. Ja ruuniring, mis koosneb 24 ruunimärgist, 25 on tühi ruun, on see, et kui see ruuniring paika panna, siis see väljendub kogu elu olemust ja kõiki elutekkeprotsesse, alates sellest, et kõigepealt kaos. Tekib kaos ja kaosest hakatakse looma struktuur, ehk siis energeetiline struktuur, kuhu peale hakkab füüsiline reaalsus ennast nagu looma. Ja siis seal on need erinevad nagu energiat veel, vee ja mis iganes sellised stiihiad ja siis hakkab tulema füüsilise maailma nagu need tekkeprotsessid, et kõigepealt meesenergia, siis on naisenergia, siis on mees ja naisenergia ühinemine, siis on uue elu loomine, siis on seal, enne mees ja naist on veel taimede energia, loomade energia, kivide, kristallide energia, siis tuleb alles mehe energia just. Et enne tulevad nagu see looduse poole ette. Ja siis tuleb igasugused elu need liikumise energiat ja siis lõpuks on transformatsioon füüsilisest reaalsusest mittefüüsiliseks, see tähendab siis meie mõistes surma, nagu energiat liiguvad ühest olekust teise ja siis on need energeetilised ehk siis nagu mittefüüsilise maailma energiat ja siis sellest tekib kaos ja hakkab uuesti kord pihta. Aga seal see 25 ruum on hästi oluline, see on tühi ruum. Seal ei ole, nagu see on mitte midagi, nagu seal ei ole pealist märki polegi, ongi tühi ruum, aga see väljendab, öeldakse seda, et see väljendab seda kõikide võimaluste välja, mis on, et kõik on võimalik, absoluutselt kõik on võimalik, ainult mida me valime. Ja meil on seesama meie vaba tahet väljendab see ruum ka, et inimestena meil on iga sekundil võimalik valida, kuhu me astume, kas siia või siia või hoopis siia. Nii kui ma valin selle, siis hakkavad juhtuma asjad, ma valin selle tee, siis hakkavad juhtuma asjad, kõik on seotud omavahel, kõik liigub, kõik muutub. Ja iga see valik loob meile mingi tagajärje mingis ajahetkel. Ja nii on, et see on aga need kõik võimalused, kõikide võimaluste võimalused. Selles tühjas ruumis on absoluutselt kõik olemas. See on absoluutselt kõik, mis eksisteerib ja kõik, mida veel ei ole olemas, aga mis on olnud, mis on praegu, mis tuleb. Kõik see on energiapotentsiaalide ehk siis nende võimalustena nagu olemas. See on hästi võimas asi. Et see on siis see, millega me lõpetame ära ja igaüks saab endale veel ruuni teha endale oma isikliku ruuni, ehk siis oma väe ruuni, et mis väljendab ka ühtlasi eluenergiat, tähendab elu ülesannet ja üldse seda, et see ongi minu ruum, et see on minu energiat siin sees, minu vägi on siin sees, et sellega lõpeb nagu esimene see kursus. Ja teine kursus, mis on pealkirjaks, mõlemad on baaskursused, teine baaskursus on enda ja teiste tervendamise põhialused. Ja seal me lähme nüüd juba, kui esimene kursus oli see, kus õpime tundma, et mis maailmas me elame ja millised energiad on meie sees ja meie ümber, siis teisel kursul me hakkame õppima neid kasutama. Et mis me selle teadmisega peame. Ja seal on hästi palju erinevaid täispikki kursusi. Algab ta kõigepealt teemaga haiguste energeetilised põhjused, et mis energiat, millisel viisil haigused üldse tekivad, kuidas see üldse võimalik on. Ja siis edasi tuleb klassikalise reiki täispikk kursus, esimene aste. Siis on pendliõpetus täispikk kursus, pendliõpetuse teine aste täispikk kursus, esimene on, teine osa on sellest, õpime pendliga tšakrat diagnoosima ja tervendama pendliga. Siis on ruumide ja esemete energeetiline puhastus, mismoodi ruume ja esemeid üldse energeetselt puhastada. Siis on kiirmassaaži täiskursus, aura suuruse ja kuju määramine. Siis on tervendamine läbi konstellatsioonide.
teate, mis asjad on ostsillotsioonid, eks. Siis edasi tuleb kehameridiaanide ja refleksoloogia praktikad. Ehk siis me õpime juba keha pealt neid punkte nagu tundma ja leidma ja mismoodi see energia selles punktis töötab ja teises punktis. Siis on eraldi veel enda energeetiline puhastus ja tasakaalustamine. Siis on meditatsioonitehnikad, hüpnomeditatsioon, suhete tervendamine ja viimane on siis külluse selle suurendamine. Need on sellised, see on teised nende baaskursused, hästi palju nagu puhas, ongi praktika, hästi palju praktilist tööd. Ja siis, kes soovib, see võib ka võtta tervendaja süvaõppe, kus on siis sees kristalliteraapia esimene aste, teine aste, kolmas aste, klassikalise reiki teine aste, hingekristalliteraapia, kvartsiteraapia, grupiseanssid, kaugseanssid, kõikide nende teraapiate grupiseanssid ja kaugseanssid, nende tegemise praktika menedes. Ja viimane 4. kursus on soovijatele siis, kes soovivad tõesti hakata teisi aitama, tervendama, siis on oma isikliku tervendamismeetodi välja arendamine. Kõigest sellest, mis sa oled nagu õppinud, sa valid välja selle, mis on sinu oma. Sest meil kool algab peale 11 aastat alanud ja nüüd 12. lend algab tõenäoliselt ka niimoodi sõnadega, et ma ütlen sellise lause, et ärge uskuge mitte midagi, mida te siin kuulete. Kaasa arvatud see, mida räägin mina. Sest tähtis on see, et te ei usuks pimesi seda, mis teile öeldakse, et õpiksite tundma, tunnetama, kuidas teil on, kuidas teiega on ja õppida välja selekteerima seda, mis on sinu oma. See võimalusi on miljon. Ma ei saa kõiki koolis nagu laiali laotadagi kõiki võimalusi, mis maailmas on. Aga siin on mingid välja valitud asjad ja sa saad otsustada, võt see sobib mulle, sealt sobib mulle nii palju, sealt sobib mulle nii palju, sealt sobib nii palju. Ja jätad ülejäänud sinna peale, need võtad omaks endale. Ja kui need on sinu omad ja kui need sinuga resoneeruvad, siis on hästi ja sa saad neid kasutada endale või kas või ainult enda jaoks või siis enda ja teiste jaoks. See on täitsa vaba valik. Et see on siis see, mida koolis siis saab õppida ja hea uudis on see, et on võimalik ka osaleda interneti versioonis, kui ei saa kohale tulla näiteks alati, et näiteks jääd haigeks või ei saa tulla, mis iganes põhjusel, on võimalik täielikku interneti teel teha või siis võtta mingid loengud interneti teel. Nii et selline siis täna.